Tervist! Nagu suured pildid näha, minu nimi Silver Jõgi ja nagu Marko või mu mitte kaksikvend siis sisse juhatas, siis räägin täna sellisest väga huvitavast teemast või järjekordselt sellisest hästi keerulisest ja segasest teemast, et kuidas planeerida planeerimatut. Miks ma nii keerulise pealkirja valisin, oli just sellepärast, et mul oli siin umbes 1,5 aastat tagasi võimalus nii projektijuhi kui analüütiku rollis teha koostööd Eesti Liikluskindlustuse fondiga. Ja see mõte või see nagu ideoloogia, kuhu poole me tahtsime siis liikuda, põhines sellel, et me tahtsime välja vahetada ühe väga iganenud süsteemi, mis oli siis paberilipiku peal. Ja tahtsime käsitleda siis sellist nagu hästi rõõmsat teemat nagu liiklusõnnetused. Paari sõnaga minust. Ma olen nüüd IT-valdkonnas sellest ajast saati sees olnud, kui ma täiskasvanuks sain, et nüüdseks saab varsti 10 aastat juba täis. Selle aja jooksul olen saanud sisuliselt kokku puutuda igasuguste erinevate osadega, mis tarkvaraarendusse sisse tulevad, seal hulgas siis analüüsiprotsessidega, arendusprotsessidega, projektijuhtimist olen saanud teha, selgitamist, müüki, kõike, mis sellega nagu kaasas käib. Ja viimase aasta jooksul on mul olnud ka privileeg juhtida ühte toredat ja andekat 10-liikmelist arendusmeeskonda. Selle järgneva 30 minuti jooksul minu eesmärk on siis nagu jutustada teid selliseste praktiliste näidetega läbi sellest protsessist, et kuidas meie siis selle liikluskindlustuse fondi rakendust kokkuvõttes tegema hakkasime. Ahah, töötas lõpuks. Ehk siis küsimus, kuidas planeerida planeerimatut? See pealkiri tegelikult tuli sellest, et me kõik planeerime midagi. Me planeerisime siia tulla, me planeerime seda, mida täna õhtul süüa. Me planeerime võib-olla seda, et millal lapsed trenni viia, me planeerime projekte, me planeerime puhkuseid. Kõik on mingi osa planeerimisest, sest kui me lõpetaksime planeerimise ära, siis kokkuvõttes mingit moodi need süsteemid nagu kukuksid enda peale kokku. Ja olles täitnud siis nagu projektijuhi rolli ka, siis minu peamiseks nagu kohustuseks ongi üritada planeerida projekte, planeerida visioone, planeerida eesmärke ja läbi selle siis suunata ka tiimi neid eesmärke täitma. Nüüd, nagu ma mainisin, liiklusõnnetuse teavitusleht tegelikult meil ka fookuses oli, ehk siis küsimus, paljud teist sellist lehte näinud on? Okei, väga paljud on näinud. Paljud teist sellist lehte täitnud on? Okei, umbes pooled. Ja paljud teist seda lehte on täitnud viimase 12 kuu jooksul? Kõvasti vähem. Sisuliselt see paberileht, need, kes seda näinud on, eriti kes täitnud on, eriti need, kes on viimase 12 kuu jooksul seda täitnud, saavad aru, et tegelikkuses informatsiooni mahutab selline A4 kahele lehe poolel ära, aga kui sa seda täitma asud, siis sul on teisel pool mingisugune inimene, sul on mingisugune imelik olukord, millesse kunagi sattunud ei ole, ja kokkuvõttes me ei istu mitte keegi hommikul autorooli eeldusega, et täna ma panen puu otsa. Ja siit tuleb ka see nagu probleemi püstituse, et kui me kõiki asju erandlikult oma elus planeerime, liiklusõnnetusi me ei planeeri. Kuidas me planeerime midagi, mida mitte keegi ei planeeri? Kui seda paberit jälgida, siis seal tekib esimesena nagu küsimus, et mida seal päriselt siis vaja teada on. Et seal on 2 lehekülge väga detailselt kirja pandud, tahetakse nime saada, tahetakse autoandmeid saada, tahetakse vähemalt 5. klassi oskuse baasil sükest joonistamist. Ja kuidas see kõik nagu kokku tuleb või mida nagu kokkuvõttes liikluskindlustusel vaja on, selle jaoks, et see olukord ära käsitleda, on siis, meil on sõiduk, meil on isik ja meil on kindlustusandja.
meil on 2 või rohkem osapoolt, tihtipeale nad kipuvad 2 osapooles olema, ja kui me suudame ära kaardistada, et sõiduki juht A ja sõiduki juht B tegid sattusid liiklusõnnetusse, me oleme nende andmed kirja saanud, siis me peaksime kahekesi ära otsustama esiteks, et kuidas see õnnetus juhtus, kus see õnnetus juhtus ning kokkuvõttes, kes vastutab. Sest nagu siin hilisemad täitjad kindlasti teavad, siis see fakt, et kes vastutab, tegelikult on ääretult oluline, sest vastutaja ju tegelikult on vastutaja peab oma kulud ise korvama. Nüüd, kui ma ühisosana selle võtangi, et meil on vaja andmestikku inimeste kohta, andmestikku masinate kohta, asukohta, siis juhtumi selgitust ning vastutajat. Siit tekib see huvitav olukord, et me teame, mida meil vaja on, tegelikult seda informatsiooni on suhteliselt vähe. Te ei peagi iseenesest kasutama seda vormi, see on lihtsalt mingisugune struktuur, mis teile on ette antud, aga tihtipeale, kui me liiklusõnnetuse satume sellesse olukorda, mida me ei olnud varasemalt planeerinud, siis esimene tunnetus on see, et kui ma olen liiklusõnnetuse sattunud, kuidas ma ennast tunnen? Vererõhk äkki tõuseb, seest hakkab keerama, käsi hakkab värisema, segadus tekib võib-olla, keeruline on näha, ja siis sellel hetkel minult oodatakse mingisuguse dokumendi täitmist. Ma pean leidma ühise keele inimesega, keda ma pole kunagi elus kohanud. Me teeme seda tohutult kõrge stressi all ja see tekitab järjest rohkem probleeme. Et meil tekivad nagu tahes-tahmata küsimused, et esiteks, kus ma olen, kas mina olen terve, kas mu kaasseisjad on terved, kas see teine inimene, kellega mul liiklusõnnetus juhtus, on terve, kus ma üldse asun, kus see paber on, kus mu prillid on, kus on mingi kirjapulk on, kuidas ma selle kõik nagu kokku panen. See on nii kõrge stressi olukorras, et me ei pea imestama, kui me võtame välja selle, et isegi juhid, kes on professionaalsed taksojuhid, kes täidavad võib-olla seda vormi aastas 4-5 korda, isegi neil on keeruline seda vormi täita. Nüüd, sellest tulenevalt ongi selle nagu probleemi tuumik ka välja toodav. Et meil on probleemid ja meil on tohutult suures hulgas arusaamatusi, mis tekib. Et millises järjekorras me midagi tegema peame, kas see eesti keel, mida mina räägin, kas sellega on võimalik kontakti luua, kas ma pean inglise keele peale minema, kas ma pean vene keeles rääkima, kas ma pean kätega vehkima, millal ma sellest pilti teen, kust kohas ma üldse olen. Tallinnas võib-olla on lihtne, linnades on lihtne, aga ma olen Põlvas kuskil metsade vahel. Ma olen Tallinn-Tartu maantee mingisuguse 170 kilomeetri peal, täiesti kuskil kuuse kõrval. Kus ma olen? Mul pole hõrna aimugi. Hakkad kuskil kaardi pealt tasaarveldust tegema, et üritada aru saada, et kaugel ma päriselt sõitsin ja kuhu kas või puksiir peab järgi tulema, kuhu kiirabi kutsuda. Nüüd, mis selle lõpptulemusena siis tekib, on see, et saavad siis need 2 inimest kokku, võtavad selle ainueksemplaaris paberilipiku ette, juhuslikult, kui see vähemalt kummalgi olemas on, tihtipeale ei ole. Sest järjekordselt me ei planeeri neid sündmusi, sest meiega ei juhtu. Ja mis tehakse? Helistatakse. Kellele ma helistan? Me ei helista sõbrale tuttavale, helistan politseiameti, helistan näiteks 112. Hakkan nende käest abi küsima, et kuidas ma nüüd seda kõike täitma peaksin hakkama. Ja see selgitatakse algusest lõpuni meile läbi. Aga miks me ei või kasutada seda nagu kiirreageerija ressurssi selle jaoks, et aidata inimesi, kellel päriselt on abi vaja? Siin tulebki appi selline nagu digitaalne lahendus. Enne kui ma jõuan võib-olla selle digitaalse lahenduse kirjelduse juurde, siis ma tahaksin teile nagu tutvustada ka selliseid probleeme, mis te võib-olla osad suutsite siit juba välja lugeda. Ehk probleem paberkandjaga. Teda ei ole. Seda saab põhimõtteliselt ükskõik, millise paberi peale teha, aga me ei tea, mida sinna kirjutada. Isegi siis, kui see vorm on olemas, kuidas ma seda päriselt täitma pean? Kui detailne ma olema pean? Mis mul siin äkki puudu on? Siis kiputakse tihtipeale selles olukorras, selles stressirohkes olukorras, kiputakse otsima süüdlast. Ei, mina ei teinud, sina sõitsid mulle sisse.
sellepärast, et meie ei taha maksta oma auto kulu kinni. Ja siis selle asemel, et üritada kirjeldada olukorda, millest ilusti kindlustusandjad ka aru saaksid, millest saaksid võib-olla ametivõimud aru, hakatakse süüdistama ja ei jõutagi lahendusteni. Kutsutakse politseiametnikke välja olukordades, kus nende nagu kohalolek ei ole absoluutselt oluline. See on mingi väike parkimisplatsil tehtud laks, inimesed ei jõua arusaamale ja siis kutsutakse politseiametnik kohale. Nüüd probleem, seda on ühes eksemplaris. See tähendab, et sa pead 11 2 peab siis selle päriselt ära täitma ja see kirjakeel, mida seal kasutatakse, peab olema päriselt loetav ka. Ja isegi siis, kui me täidame selle nagu 2 ilusti ära, siis sellest jääb 1 eksemplar, me teeme sellest telefoniga pilti. Siis läheme koju ja siis hakkame seda kindlustusandjale täpselt samamoodi sisse kandma. See on IT-valdkonnas sees on olles nagu ääretult tohutult suur siuke mõttetu ajakadu, mida saaks süsteemidega automatiseerida. Nüüd, kuidas me planeerisime algselt neid siis lahendada? Esiteks, see rakendus peab olema alati olemas. Ta peab alati eksisteerima, ta peab olema tagataskust võetav. Ta peab olema lihtne ja selge, selle jaoks, et siis tasakaalustada seda stressirohket olukorda. Ta peab olema läbipaistev ja jagatav, sest kui mina annan selle paberilipiku kellegi teise kätte, siis mina ju olen mõjutatud sellest, et kuidas ta seda paberilipikut otsustab täita. Kui ta otsustab selle paberilipiku täita minu kahjuks, isegi siis, kui mina ei olnud süüdi, siis kindlustus niimoodi ei arva. Ja see süsteem peab olema automaatne, sest mis mõttega me täidame selle paberit, kui ma võtan selle justkui nagu kokku lepitud vormis koju ja hakkan siis seda kindlustusandjale sisse kandma. Sest ilma selleta, et kindlustusandja sellest intsidendist teaks, siis ei ole ka mitte mingisugust raha liikumas mitte kuhugi poole. Ja igasuguste süsteemidega, siin paar näidet oli sellest 60-70 liikmelisest seltskonnast, kes siis aasta jooksul seda paberilipikut täitsid, aga eestlasi on rohkem. Neid liiklusõnnetusi juhtub iga päev, statistika järgi umbes 6 korda tunnis või. Ehk siis iga 10 minuti tagant Eesti Vabariigis satub keegi liiklusõnnetusse. Ehk siis see peab olema skaleeritav, see peab olema kättesaadav ka olukordades, kus meil näiteks ühes tunnis juhtub 200 liiklusõnnetust, äkki on mingisugune suurem sündmus, mis juhtus, ja see peab olema kõigile kättesaadav, lihtne, arusaadav. Nüüd, kui me oleme probleemid ja vajadused sisuliselt ära kirjeldanud, siis järgmine küsimus on see, et nagu kellele me seda päriselt teeme? Nagu te vaatate enda seas paremale-vasakule, ma arvan, kahte samasuguse näoga inimest ei leia. Te olete erinevates vanustes, te olete erinevate taustadega, te olete erinevate oskuspagasitega ja kerge oleks ju mõelda statistilise keskmise peale. Et teeme seda selle jaoks, kes seda kõige rohkem kasutab. Kas keegi oskab pakkuda, et kes on Eesti Vabariigi statistiliselt keskmine liiklusõnnetuse sattuja või kes satub kõige rohkem liiklusõnnetusesse? BMW on väga hea variant, see oli number 1 automark, millega satutakse liiklusõnnetustesse. Uskumatu, eks? Oskab keegi sugu ja vanust ka pakkuda? Meesterahvas? Ja 20. eluaastates. Ehk siis meie kõige sagedama kasutuskorraga on meesterahvas BMW roolis vanuses 25-35. Kui keegi tahab teada seda järgmist gruppi ka, siis see on 40-ndates meesterahvas, kes sõidab Land Roveriga. Et kui nüüd tänava peal ringi vaatate, siis te teate, kellest rohkem distantsi hoida. Eriti hull on siis, kui tal on eriline custom nameplate ka pandud, et sellest hoidke veel, pange sinna paar meetrit veel juurde. Aga kui rääkides sellest, et kellele me seda loome, siis me ei saa luua seda 25-aastasele. Sellepärast, et nemad naturaalselt on teistsuguse tehnotaibukuse ja arusaamaga sellest, et kuidas rakendusi kasutada, kui näiteks 65-aastane valdur, ütleme. Aga mil see kogu lahendus peab olema kättesaadav kõigile, siis me peame keskenduma äärjuhtumitele. Ehk siis see lahendus peab töötama
selle 65-aastase valduri jaoks. Ja kui see töötab tema jaoks, siis küll see 25-aastane ka selle sellest aru saab, sest seal on niisugune teadmiste pagasi erinevus. Ehk siis kogu selleks, et saada aru, kelle jaoks me seda teeme, me olime sunnitud astuma 2 sammu tagasi. Me ei saa keskenduda ainult statistikale. Me peame astuma sammu tagasi, vaatama suuremat pilti ja käsitlema suuremat kasutajakonda. Ehk siis, kuhu me liikusime? Lihtne vastus. Lihtsus ja selgus. See tähendab, et meil peavad olema värvid lihtsad, neid peab olema vähe. Sest me peame ka arvestama sellega, et inimesed lähevad autoroolidesse erinevate nägemisspektrumitega, erinevate võimekustega päris midagi sisse toksida. Et see peab olema lihtne, siin peavad olema, nagu varasemalt Hardi mainis, selline hea disainisüsteem peab olema all, mida me saame lihtsalt korra valmis teha ja siis jätkupidevalt kasutada. Me hoidsime tohutul suurel määral aega ja ressurssi ja sellist energiat kokku selle peale, et me ei hakanud mõtlema üle. Et kui siin on vaja nime, siis see on sisestusvorm. Meil ei ole mõtet hakata sinna mingisugust pildistamist tegema, kuskilt andmeid sisse tõmbama. Lihtne, arusaadav, me oleme igal pool neid kasutanud. Siin pildi peal on välja toodud ka väike siuke väljavõte siis sellest Figma disainikavanditest, mis me tegime. Arvestades sellega, et kui nagu tehniliselt keerukas see rakendus tegelikult lõpuks tuli, siis Figma fail oli äkki mingi 4-5 lehekülge pikk või. Et siis siin on 3 tükki välja toodud, pange siia natukene veel juurde. Siis me saame kogu UI-kiti sisuliselt ära kaetud. Ja see oli by design. Nüüd, kui meil on lihtsus ja selgus paika pandud, meil on visuaalid kokku lepitud, siis kuidas me päriselt lahendame? Oskab keegi alternatiivi pakkuda või? Kõige madalamal rippuv õun, millega neid liiklusõnnetusi kirja panna? On pakkumisi? Teil on kõigil see käes või taskus? Mobiiltelefon. Mida ta võimaldab? Ta võimaldab pilti teha, pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Ta võimaldab sisuliselt hääle ära salvestada, ta võimaldab sünkrooni erinevate andmebaasidega, ta võimaldab ligipääsu andmestikele. Et me üritame selle lihtsuse eesmärgil võimalikult palju süsteemseid tegevusi automatiseerida. Kui meil on võimalik autonumbri märgiga kätte saada kõik autoinformatsioon, siis seda me ka teeme. Kui meil on võimalik kindlustusandjatele informatsioon saata edasi mitte läbi füüsilise isiku, vaid läbi selle, et sa vajutad kinnita, saada, läinud, tehtud, kõik, sa lased käed lahti, liigud koju, jätkad oma päeva. Ja mobiiltelefon oli nagu esimene loogiline lahendus, aga siin mobiilis millegi tegelemisel 2 tüüpi võimalust. Et kas me kasutame seda rakendust veebibrauseris, ehk siis teil on näiteks Google Chrome või Safari telefonide peal, või siis me tegelikult teeme päris rakenduse, mis on siis native, nagu me siia olen 2 tükki välja toonud. Nüüd, sisuline erinevus on ju selles, et kui me lähme tagasi sellele filosoofiale, et see peab olema lihtne ja kättesaadav, siis hea on mõelda sellele, et teeme rakenduse alati kättesaadav, ta on ühes väikses nupus olemas. Aga mis juhtub selles olukorras, kui me hakkame mõtlema selle peale, et me ei planeeri ju neid olukordi. Me ei lähe koju esmaspäeval, et ma tean, ma järgmine kuu panen matsu, ma tõmban praegu rakenduse ära, panen oma andmed sisse, siis on pärast hea täita. See ei toimi niimoodi. Sa sõidad rahulikult, plaan on hoopis midagi muud. Siis see peab olema sul koheselt kättesaadav. Ehk siis meie jaoks oli loogiline, et see peab minema kuidagi veebi. Siin tegelikkuses on ka niisugune nagu väike nagu erisus veel sees, et võit, mida me oleksime võib-olla rakendusest saanud, on see, et me eelsalvestaksime inimeste informatsiooni ära. Aga milleks? Me ei planeeri seda. Võit oleks selles, et oleks nagu koheselt kättesaadav rakenduse näos, aga keegi ei planeeri seda. Ja kui mõeldes nagu selle peale ka, et okei, aga tõmbame siis alla siis, kui päriselt see olukord juhtub. Aga mis siis, kui sa oledki põlva metsade vahel? Eestis on hea internetiühendus,
aga noh, me ei pea ju iseenesest mõistetavaks seda, et juhtub liiklusõnnetus, võtan välja telefoni, lähen Play Store'i. Hakkan alla laadima rakendust, samal ajal liiklus seisab, otsin selle üles, siis tuleb välja, et mul ei ole kõige kiirem internet, siis ma laen seda mingi 10 minutit alla. Ja siis alles siis ma panen selle käima ja alles siis ma saan hakata sellega tegelema. Versus ma lähen mingisugusele veebidomeenile ja mul on kõik asjad kohe kätte saadavad. Alati on alternatiivne variant ikkagi jätkata selle paberkandjaga. Me liigume praegu sellise fashion forwardina selles suunas, et me saaksime digitaliseerida võimalikult palju erinevaid süsteeme. Nüüd käsitlesime ära nagu kättesaadavuse, aga noh, kuidas me päriselt seda nagu skaleerime? Ehk siis meie küsimus oli selles, et kui meil on täna võib-olla 100 kasutajat, homme on 1000, ülehomme on 10 000, ülehomme on 100 000. Kuidas me seda nagu suuremaks veame? Ja selle põhjal võib-olla kaks niisugust nagu terminit teile, et süsteemid nagu tehnilise poole pealt on skaleeritavad kas vertikaalselt või horisontaalselt. See ülekantud tähendusena või niisuguse näitena tähendaks seda, et ütleme, et meil on karjäär, meil on sealt vaja ära vedada äkki 300 tonni liiva. Kui meil on selle jaoks üks auto, aga noh, auto võib-olla täidab seal mingi 30 tonni, võtab korraga peale, eks me peaksime nagu lõpmatult kordi edasi-tagasi käima. Nüüd, kui me räägime vertikaalset skaleeritavast süsteemis, see tähendab, et me suurendame selle sama auto üksikut kandevõimet. Eks me paneme talle suurema, näiteks, paneme talle taha suurema niisuguse hoiuala, et me saaksime korraga rohkem ära viia. Aga kui me räägime horisontaalset skaleerimisest, siis me lisame lihtsalt juurde autosid. Ja see nagu tehnilises maailmas põhimõtteliselt toimub täpselt samamoodi, et me saame kas suurendada ühe serveri võimekust, vastu võtta rohkem inimesi, või me laiendame selle mitme serveri peale laiali ja siis see koormusjaotur teeb oma töö ise ära. See võimaldab meil siis laialdasemalt seda kogu süsteemi skaleerida. Nüüd, mis seda kõike aitab? On niisugune nagu huvitav nagu süsteemi kooslus nagu CI/CD, ehk siis niisuguse nagu toreda ingliskeelse terminina continuous integration, continuous deployment või siis pidev integratsioon ja kasutusevõtt. Mis see tähendab? 3 terminit: image, harbor, docker. Ilma, et ma siia nagu väga detailidesse lähen, ma jätkan selle sama auto analoogiaga, et image sisuliselt on automootor või autokere või autorefid. Siis harbor on siis koht, kus neid mootoreid, keretükke ja rehve hoitakse, ja siis docker on see, mis neid kõike kokku paneb. Ehk siis, kui me võib-olla traditsiooniliselt kunagi varasemalt pidime toimetama nii, et me tahame vahetada välja automootori, viskame vana auto minema, võtame uue auto uuema mootoriga, siis see süsteem tarkvaramaailmas vähemalt võimaldab siis front-endi ja back-endi täielikult eraldada ja see lubab sisuliselt jooksvalt ilma autokeret puudutamata vahetada ära mootori, ilma automootorit puudutamata ära vahetada väljed ja ilma velgede ja mootorite puutumata vahetada ära kere. See tähendab, et see süsteem on alati kättesaadav ilma, et ma peaksin kogu rakendust uuesti pildima hakkama. Et ma ei pea tegema back-endis ühte väikest muudatust ja siis kogu rakendust uuesti üles laadima, vaid ma teen back-endis muudatus ära, front-end jääb paika ja lihtsalt see süsteem jätkab töötamist. Nüüd, kui ma mainisin varasemalt põgusalt seda, et me peame suhtlema siis nagu kindlustusolukordades ja see tähendab, et me peame justkui nagu aru saama sellest, mida meile öeldakse, me peame kuidagi suutma ära selgitada selle, et kuidas mina sellest olukorrast aru saan ja milline minu visioon sellest on. Aga see tavaline paberkandja formaat erandlikult tähendas seda, et üks inimene täidab. Me loomulikult võime niisugust nagu koomilist olukorda ette kujutada, kus kaks nendest inimestest siis seisavad kõrvuti ja siis rida-realt mina kirjutan ühe tähe, sina kirjutad teise tähe.
aga realistlikult see tegelikult niimoodi välja ei mängi. Me võime ka üle kontrollida, aga siis meil tekib olukord, et kui sa oled mingisuguse vea teinud, siis mul on kas uut paberit vaja või ma pean hakkama sinna kõvasti peale sodima. Ehk siis tekib olukord, kus üks inimene justkui täidab ja teine inimene annab talle sisendit sinna juurde. Ja sellega on ilmselgelt probleem, sest see inimene, kes täidab, on justkui vastutav nii iseenda informatsiooni eest kui ka minu sisestatud informatsiooni eest, ehk siis minu kohta sisestatud informatsiooni eest. Aga mis juhtub siis, kui ta ei ole huvitatud sellisest osapooletust info sisestamisest? Mis siis, kui ta on natukene kurjem, tal on omad tagamõtted ja ta sisestab informatsiooni täpselt niimoodi, et liikluskindlustus seda hiljem loeks sisse justkui mina oleksin kuidagi valesti käitunud, kuigi mina seda liiklusõnnetust ei tekitanud. Ehk siis siin on üks lisanduv probleem veel juures, et kui üks inimene täidab, siis see on suhteliselt aeglane protsess. Sa võib-olla täidad oma osagi suhteliselt kiiresti ära, paned dokumendi kõrvale, aga teise käest sa pead minema hakkama informatsiooni küsima. Siis hakkab tema oma asju otsima ja kokkuvõttes Pärnu maanteel see liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud ummik järjest pikeneb. Ja kui me vaatame siin mingi 5–6 mingi liiklusõnnetus tekib, siis kogu liiklus on rikutud sisuliselt võib-olla järgmiseks tunniks ajaks. Kuidas seda lahendada järjekordselt? Tekitame sellise võimaluse. Üks dokument, üks täidab, teine täidab, informatsioon tuleb ühte kohta kokku. Mida see siis? Ideoloogiliselt tähendakski seda, et üks inimene loob dokumendi, ja teine inimene siis saab sellele dokumendile ligipääsu ja täidab seda sama aegselt. Mis tähendab, et mina vastutan enda poolt sisestatud informatsiooni eest ja tema vastutab siis tema poolt sisestatud informatsiooni eest. Ja kokkuvõttes nad tulevad sellisesse erapooletusse dokumenti kokku ja hiljem see ametnik, kes seda kõike käsitlema hakkab, saab siis mõlemat osapoolt võrdselt kaalutleda. See süsteem, mil ma sain sellele projektile analüüsiga kirjutada, siis ma unistasin öösiti sellest, et see oleks nii lihtne. Sisuliselt, kuidas see kogu protseduur välja näeb, et kui me siit alt vasakult nurgast alustame, siis mina inimesena alustan siis seda liikluskindlustus dokumenti, siis mul on võimalus see dokument siis saata QR-koodi või lingiga või SMS-is kättesaadava lingiga teisele osapoolele. Ja seda tehakse ka automaatselt, sest minult esmalt küsitakse, kui palju oli osalisi ja siis küsitakse nende osaliste baasinformatsiooni. Telefoninumbri sisestamisel talle saadetakse järgmisesse vaatesse minnes kohe sõnum. Ja mul on võimalik oma informatsiooni edasi täita ja tema saab oma informatsiooni täita siis, kui ta selle lingist lahti võtab. Nüüd, ta täidab oma informatsiooni ära, tekib selline nagu täis kolleegiumi informatsiooni. See sünkroonitakse siis andmebaasidega ja kokkuvõttes edastatakse siis liikluskindlustusandjale. Nüüd, meeldiv pool võib-olla sellest on ka see, et Eesti on ainulaadne riik. Eesti on ainulaadne riik sellepärast, et mitte kuskil mujal maailmas ei ole võimalik sellist süsteemi üles seada, sest neil puudub taristu, millega küsida informatsiooni näiteks autonumbrimärgi baasil. Ehk siis ma sisestan oma autonumbrimärgi 111 AA ja ma saan kätte kõik andmed selle auto kohta. Mitte kuskil mujal maailmas ei ole sellist tsentraalset süsteemi, mis võimaldaks saata liiklusjuhtumite andmestikku liikluskindlustuspakkujatele, vaid me peame mujal maailmas me peame täitma neid eraldi siis iga liiklusandja juures. Ja kogu selle süsteemi kokku pannes tekkiski olukord, kus me alustame ja lõpetame selle protseduuri kordades kiiremini, kui me oleksime teinud seda paberikandjal. Mul on suhteliselt vähe aega jäänud, aga tahaks kokkuvõtvalt vaadata üle seda, et mida meie siis sisuliselt õppisime. Me olime sunnitud aru saama sellest, et sagedaim kasutaja ei ole meie sihtklient. Ehk siis tema ei ole see inimene, kelle jaoks me seda süsteemi disainima peaksime, sest meil on vaja käsitleda laiemat kasutajakonda.
Me saime suhteliselt kiiresti aru, et kuigi see probleem on keeruline, tuvastada ära, mis juhtus, kellega juhtus, millal juhtus, kes süüdi on, siis need lahendused ei pea olema keerulised. Et kui te saate hiljem siis nagu katsetada ka mingisugust mock-up avariid, et need on kõik jaotatud sektsioonidesse ja sa ei saa minna edasi ennem, kui sa oled kogu varasema informatsiooni ära täitnud. Siis võti on lihtsuses, võti on kasutaja kesksuses, võti on selles, et me peame mõistma, kuidas need inimesed ennast selles olukorras tunnevad. Ülisuur võit tuleb sellest, et me liidestame süsteemi üksteise vahel kokku. Et sellel rakendusel ei oleks idee poolest pointi, kui see jõuaks mingisuguse ametniku laua peale lihtsalt paberkandjale, tema peab seda kuhugi ümber kantima. Et see eesmärk igasuguste süsteemide arendamisel on võimalikult palju seda tädiliidest vähendada. Mis siit veel välja tuli, on see, et Eesti on maagiline ja suurepärane riik, kus elada. Nagu ma varasemalt mainisin, meil ei ole isegi lähiriikides võimekust midagi sellist üles seada, rääkimata suurematest Euroopa riikidest. Ja selline maagiline väike tükike statistikat, mis siit välja tuli, oli see, et esimese 2 kuuga, kui Liikluskindlustusfond oli sellest rääkinud, korra ETV-s, 2 korda kuskil raadiosaates ja kõik, me saime esimese 2 kuuga 30% kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest, mis üldse ära registreeriti. Ehk siis selle järgi on olnud pikalt vajadus, lihtsalt nüüd oli meie tiimiga võimalik see päriselt ellu viia. Alla lõin ka väikese viite, et kui keegi tahab näha, irooniliselt ma ei saa teile soovida, et ma loodan, et te saate seda täita, aga kui keegi tahab näha, kuidas see kogu süsteem on üles ehitatud, siis avarii.lkf.ee täiesti kättesaadav. Mina omalt poolt tänan kuulamast, kas on küsimusi?